ma lihtsalt näitan teile siis paari tööriista, mida näiteks juhina saaksid kasutada just nimelt selleks, et nii tagasisidet anda sellisel kujul, et seda ka paremini võib-olla vastu võetaks, aga ka hakata seda kasutama näiteks meeskonnas töötajalt töötajale. Selle tööriista nimi, ma olen nimetanud selle tagasiside kolmikuks, aga põhimõtteliselt see on jätka, alusta, lõpeta. Ja loogika on selles, et kui mulle näiteks tahab keegi tagasisidet anda ja see on arendava ja kriitilisema iseloomuga, siis mul ei ole mitte midagi enda arengu vastu. Ma tahan ju saada hästi hakkama oma rollis. Aga kui mulle hakkab tunduma, et kõik see, mida ma igapäevaselt teen, ei ole märgatud ja hinnatud, siis mul tekib selline loomulik inimlik vastuseis kõikidele nendele soovitustele. Ja jätka, alusta, lõpeta aitab siin seda tasakaalu luua. Ja nagu me alustasime, eksisteerib see 3:1 positiivne, negatiivne suhtarv, mis tähendab seda, et kui seda tööriista kasutada, siis tasub alati jälgida, et neid jätka asju oleks vähemalt 2 korda rohkem kui teisest ja kolmandast tulvast asju kokku. Kõige lihtsam on mõelda nii pidi, et kui sa tahad hakata kujundama teadlikult seda kultuuri, siis hakka, ma ei tea, korra kuus, korra kvartalis, kuidas sa ise otsustad, läbi viima selliseid vestlusi, kus siis kas meeskonnas antakse üksteisele tagasisidet või sina juhina teed seda algul isiklikult ja jätka tulbas sa ütled 2 reaalset asja, mida sa oled selle inimese puhul näiteks märganud viimase 30 päeva jooksul. Muidugi see eeldab seda, et sa hakkad inimesi jälgima rohkem. Ja sa ei mõtle mitte midagi välja, sa ei leiuta mitte midagi, et kuidas teda kiita, et ma ei ole temaga tegelikult rahul. See ei ole üldse see koht. See on see koht, kus kohas sa lihtsalt verbaliseerid neid asju, mida ta hästi teeb.